Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Räägin teile lühidalt endast. Olen siis töötanud erinevates valdkondades, olnud seotud pikalt IT-valdkonnaga, teinud aastaid müüki ja olnud ka tihedalt seotud turundusega. Miks ma teile seda räägin? On see, et teada anda, kuidas sattusin mina võrkturundusse ja miks ma selle tee enda jaoks valisin. Olen aru saanud, et võrkturundus on hetkel ja üldse olnud üks parim viis, kuidas kindlustada oma tulevik, kuidas luua endale vabadus õppida ja samas ka ise õpetada inimesi ja anda ka teistele samasugune võimalus. Võrkturundus on hakanud mulle meeldima. Tänu sellele, et ma saan ka teisi aidata ja see annab mulle tõesti väga palju erinevaid võimalusi enesearendamiseks. Ja selle videoblogi tegin ma sellepärast, et anda teada, et selle jaoks, et oma teadmisi edasi anda, ei pea olema pikaajaliselt tegutsev inimene siis näiteks antud võrkturunduse erialal. Et siis, kui sa ise parasjagu õpid, on sul võimalik seda teavet ka edasi anda, teisi õpetada ja samas teisi õpetades ise juurde õppida. Ja ma soovin selle blogiga samamoodi ka kõigile näidata, et võrkturundusega võib algust teha iga inimene, kes soovib, kes on sellest huvitatud ja et kõik saavad tegelikult hakkama, kui nad tõsiselt soovivad. Siis selle blogi põhimõte ei ole rääkida mitte ühestki konkreetsest võrkturunduse ettevõttest või frantsiisist. Ma tahan rääkida üldiselt võrkturundusest, mis asi see on, kuidas see töötab, kuidas sellega liituda, mida peaks sellest teadma, ehk kõigest üldiselt ja loomulikult see blogi hakkab põhinema ka teie tagasisidel, ehk et ma ootan teilt kõiksugust kriitikat, ootan teilt igasuguseid ettepanekuid ja mõtteid, kuidas võiks seda blogi paremini teha, millest võiks siin rohkem juttu olla, ehk et teie tagasiside on selle blogi arengus väga oluline. Tulevikus soovin teha ka videointervjuusi siis inimestega, kes on juba olnud võrkturundusega pikaajaliselt seotud, inimestega võib-olla, kes on vähe kuulsamad ja tuntumad, keda tavainimene ei teagi, et vau, et tema tegeleb ka võrkturundusega, et miks nii. Teha intervjuusi võib-olla vähe jahmatavaid selles suhtes, et näidata, mismoodi on nagu võrkturundus ja sellega sidumine inimeste elusi muutnud ja seda Eesti näidete põhjal. Nagu ma juba rääkisin, see lehekülg valmib koostöös teiega, kallid vaatajad. Andke tagasisidet, andke ideid ja koos nii nende videotega, mida mina teen, kui ka teie tagasisidega saan nii mina õppida, kui ka teie ennast harida, et kuidas paremini selles valdkonnas toime tulla. Keda siis siia lehele kutsuda? Lehele võiks kutsuda inimesi, kes juba on võrkturunduses, kes tahavad sellest rohkem teada saada. Võib-olla inimesi, keda te tahate mõnda võrkturundusettevõttesse ehk siis oma tiimi kutsuda. Ja kõiki, keda te tunnete, et kellel võiks sellest videoblogist kasu olla. Millal siis mina alustasin võrkturundusega? Ma alustasin selle võrkturundusega nüüd selle aasta juulikuus. Ka minul on olnud eelnevalt võib-olla väiksed kahtlused ja kõhklused, aga eelnevalt, kui ma siis liitusin ühe konkreetse ettevõttega, istusin ma arvuti taha ja vaatasin ja lugesin internetist, mis siis konkreetselt võrkturunduse kohta kirjutatakse. Tegin endale selle võrkturunduse täiesti selgeks. Vaatasin videoid, lugesin materjale ja ma sain aru, et võrkturundus on just see, mida ma saan teha oma põhitegevusalade kõrvalt ja samas see aitab mul kindlustada oma tulevikku. Kaotada ei ole midagi, on ainult võita. Valisin siis välja konkreetse firma,
liitusin sellega ja nüüd olen siis tegelenud natuke rohkem kui 2 kuud ja nendes videotes soovin teada anda ka, kuidas minul hakkab siis võrkturundus minema ehk et näidata inimestele, et reaalajas, kuidas ja mismoodi see võrkturundus toimib. Ja loomulikult ma ei räägi sellest ettevõttest ega ühestki teisest võrkturundusettevõttest ainult ühel ja lihtsal põhjusel. See videoblogi on siis nagu õppematerjal, mitte reklaammaterjal. Ja juba järgmises videos räägin ma teile sellest, mis asi on üldse võrkturundus. Ja sealt hakkavad edasi tulema videod, kus ma siis järk-järgult lähen edasi ja seletan kõik selges eesti keeles ja hästi lihtsasti mõistetavalt, mis ja kuidas, et ka inimene, kes ei tea sellest üldse mitte midagi, siis pelgalt neid videoisi vaadates saab ta siis nagu teha oma otsuseid ja saab ennast harida. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime seda maailmale. Aitäh!